Tere tulemast Hea Tarva kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna hamburitele. Tegemist on nagu ikka üldiste sõnumitega, seega võtta kaasa ainult see, millest sa ennast ära tunned ja jätta teised sõnumid teistele või oma aega ootama. Aga täna sõnumite saamiseks laon kildi risti. Esmalt taon ühe kaardipakiga kaardid lauale ja siis koos teise kaardipakiga hakkan kohe ka selgitusi andma. Nii, aga vaatame hamburid, mis on selle lugemise peamine teema. Ja mõjutaja teemaks tuleb siin müntide 8. Ja mõjutajaks on müntide 2. Nii, hästi. Alateadvuse energia. Südames on mingi kurbus või selline mure või kaotus on meil südames. Nüüd möödunu, mis mõjutab. Karikate 3. Nii. Teadvuse energia, mida ma tean, ülemprest rinna, hästi. Lähitulevik, mis mõjutab. Karikate kuninganna, kuidas ma ennast tunnen. Kohtukaart, keskkond, välismõjutajad, mõõdukus, ise hamburi energiakaart, hästi, tasakaalu leidmine siin. Vastuste otsimine, nii hästi. Mõni nõuanne või hoiatus, müntide 3, selline koostööenergia. Ja potentsiaalne tulemus, müntide 4. Nii, hästi. Võtan kohe teise kaardipaki siia kõrvale. Nii. Ja hakkame otsast minema. Müntide 8 on peamine energia. Minu jaoks müntide 8 võib näidata väga töökat perioodi. Võib näidata selline ka arengut, et selliste oskuste annete arendamist. Standardid, et ma muudkui võib-olla midagi muudkui raban, teen, et hästi palju on sellist tegutsemise energiat. See võib ka näidata, et hästi suurt pingutust millegi osas, et ma tõesti annan endast, pühendun millelegi. Võib näidata ka sellist edutamist, võib näidata sellist finantsilist iseseisvuse energiat, kus ma nagu panustan, pingutan, teen tööd, õpin, arenen, korduvalt midagi teen, et kõike on palju ja samas ma väga pühendun millelegi. Nüüd keeruline on välismõjud mõjutavad mind. Justkui kui mina ka sean endale millegi osas väga kindlad ootused ja annan ja panustan, siis siin, mis on need mõjutajad ja mis on selline kuidagi, mis löövad tasakaalust välja, on siin müntide 2 ja minu jaoks on selline välismõjutajad. Ja ma proovin nagu hästi hakkama saada, ma proovin nagu tasakaalu leida mingites situatsioonides, just kui vahel on mul müntide 2 puhul selline tunne, et tegevusi on kas liiga palju ja mul tuleb ajast puudu või jõust puudu või energiast puudu või siis selline tunne, et tõmme ja surve igal poolt ja ma nüüd ei teagi, kust otsast nüüd alustada või mida täpselt teha. Et kuidagi kõikuma lööb, et võib ka lüüa et ma ei tea, kas ma hakkama saan selle situatsiooniga. Aga siin on midagi, mille osas ma proovin olla selline tasakaalukas ja proovin mitte lasta nagu ennast sellel välisel mõjutada. Aga raske on kuidagi see tasakaal saavutada. Kuidagi vajadus on luua tasakaal mingite situatsioonide vahel, et ma pean toime tulema sellega. Aga vahel näitab, et mul ei ole näiteks kas piisavalt enesekindlust või ma muudan meelt või situatsioon muutub liiga ruttu või tuleb liiga palju peale, et vahel näitab sellist, et otsustan, mõtlen ringi, no ma ei teagi. Et kuidagi selline, et seal on millegi osas nagu tõusud ja mõõnad. Aga ma muudku annan ja pühendun. Aga väline mõjutab seda, et just kui minul on ootus ja ma panustan ja pühendan ja annan. Siin on sauader rüütel ja mul on vaja enesekindlust, mul on vaja julgust. See situatsioon võib olla minu jaoks ka kuidagi nagu ma pean olema julgem, vapram ja see ei ole võib-olla päris, ma ei tunne, et see on nagu, et ma haldan seda teemat täielikult, et ma pean justkui näitama välja, et ma nagu riski võtmise energia on siin pisut või et selline energia, kus ma tunnen, et selline adrenaliin tuleb, et ma pean nagu ületama ennast, võib-olla see ei ole minu mugavustsoon, et justkui see
see väline mõju, on ju. Et midagi mõjutab ja ma nagu näitan, teen ikka vapra näo, et võtan riskid, ma saan hakkama, teeme ära. Et mul on vaja julgust. Lisaks sellele, et ma nagu panustan, pühendun, mis iganes teema see on, et mündid, ma loon stabiilsust. Müntidega see võib puudutada tervist, müntidega võib puudutada minu karjääri, see võib puudutada püsisuhteid, et sellist midagi püsivat ma loon nagu, et oleks tulevik ka stabiilne, aga välised mõjutajad on, et ma tunnen, see keskkond ei ole nii rahulik minu jaoks, et ma saan rahulikult keskenduda, panustada, pühenduda, et ma pean nagu olema vapram, võtma riske, olema julgem. Et midagi justkui keskkonnamõjud töötavad mulle vastu ja mõni päev ma tunnen, et ma ei jaksa. Et selline tunne on siit, et ma ei tea, mida haarata, kuidas teha, aga ma proovin väga pingutan, proovin jälle nagu kohaneda, proovin jälle tasakaalu saavutada, aga mul on kogu aeg selline tunne, et ma ei tea, kui kaua. et siin on mingi situatsioon, mis mul on tunne, et kestab veel mingi aeg, et ma ei saa öelda, et praegu see olukord, mida mina proovin kirjeldada, kuidas need kaardid minu jaoks räägivad, kestab veel mingi aeg. Et ma ei tunne, et see juba läbi saab, et natuke veel ja kohe läbi ei, see on midagi, mis veel kõigub siin mingi aeg. Nüüd südames on mingisugune kurbus, mingisugune kaotus või sest siin on karikate viis ja karikate viis on hästi selline pettumus või kahetsus, tühja tunne, midagi on, kas selline pisarate energia. Natukene mingi õnnetu nagu selline puhas kurbus. Vahel on kaotusvalu, on ju, et vahel selline tunne, et millega osas nagu see tervenemine lihtsalt võtab aega, et mingit kurbust ma enda südames kannan millegi osas. Huvitav. Mul on justkui südames kurbus või kaotus või pettumus või ma ei tea, et kuidagi mingi valu on minu sees, aga mul on tunne, et ma välja näitan, nagu sest see on väline, sauade kuus, et ma tulen sellest välja, et kas mul on see teadlikkust, et ma väljun sellest võitjana lahingust, et isegi kui ma mingi kurbus, mingid pisarad on minu sees, midagi, mille osas ei ole täielikku tervenemist, ma kannan midagi endas. Aga siin on nagu see teadmine, et kas ma näitan välja, et minuga on kõik korras, ma tulen kõigest välja või ma sisendan südames endale, et ma tulen võitjana välja sellest situatsioonist, et ma tean, et ma tulen ja te veel näete, et selline energia, et ma tulen kindlasti või siis ma välja näitan teistele, et minuga on kõik väga hästi. Nüüd möödunu. Mis mõjutab, siin on see situatsioon võib puudutada mõnda mu lähedast, mõnda sõpra ka, et mitte ainult võib-olla mind, sest siin on selline karikate 3 on nagu, või siis ma olen midagi tähistanud, millegi üle rõõmustanud. Et mul on siin karikate 3, et see on selline aitäh, et oled olemas, aitäh, et toetad, aitäh, et rõõmustad koos minuga, siin on minu inimeste energia, et minu hingepere energia, nagu minu perega, minu süda. Samas ka selline tähistamise, rõõmustamise energia, millegi üle ma olen olnud rõõmus või siis siin on keegi, kellega sõpruse energiat, tähistamise energiat, koos jagamise energiat, siin on midagi sellist, ühised hetked mööduni osas. Perekond võib olla, sest müntide 10, see võib olla, kas minu perekond, müntide 10 võib ka sama näidata ka kas perekonda, minu võib-olla ka töökeskkonda, on ju. Et müntide 10 on hästi selline pärandi ja jõukuse ja stabiilsuse energia. Et möödunul justkui on olnud kõik hästi, aga nüüd midagi ma kannan sellest ikkagi kurbust endaga kaasas, et mingi hirm on. Kas see on hirm kellegi lähedase pärast või ma olen ise kogenud mingisugust kaotust või kurbust, selline pisarate energia on siin. Aga nagu minevikus on justkui olnud midagi väga hästi, tähistamist väärt ja kuidagi stabiilsem ja kindlam on olnud. Siin on võib-olla keegi on soetanud, mõnel juhul on siin kodu, on ju võib-olla soetatud, tähistatud seda tehingut,
või siis on loonud perekonna või siis on siin selline sõpruse energia või tööga seotud, et ma sain mingisuguse töökoha, kuidas kellelgi, et siin on justkui, ma olen tähistanud midagi, mis mul on ja ma rõõmustan selle üle, et see on justkui loonud mulle stabiilsuse, et tulevikuks. ja mul on olemas midagi veel või ma teen millegi nimel tööd. Et pingutan ikka edasi. Nüüd teadusenergia on huvitav, sest siin on ülemperest rinna. Minu jaoks näitab see, et mul on, ma proovin usaldada enda intuitsiooni, et ülemperest rinnaga on mul unistused, võib-olla nägemused on ja selline metafooride intuitiivne energia. See on ka võib-olla vajadus mõtiskleda, vajadus sellist vaikse aja, ma tahan nagu kuidagi selline vaikne aeg, mõtisklemise energia, sissepoole vaatamise, hästi vaimne energia. Just kui ma tean sisemiselt, mis on õige. Ülemperest rinna kutsub alati nagu enda sisse vaatama, sest see küsimus, mis sul on, selle vastus on sinu sees. Et minu jaoks ülemperest rinna on selline märkide keel, minu tunnete keel, kus ma peaksin ennast kuulama hästi, sest seal on selline empaatia ja duaalsus on ju teadmised nagu enda sees, see on selline vaimne valgustatuse energia. Ja minu jaoks ülemperest rinna on see, et ära küsi teistelt, sest igalühel on enda kogemused ja enda nägemused, aga sul on vaja millegi osas seda, kuidas sina seda tajud ja siis on õige. Et nagu selline vaikuses olemine annab sulle vastuse, enda sisse vaatamine annab millegi osas vastuse, justkui sulle saadetakse neid märke, et justkui sa oled midagi küsinud. Mul on selline tunne, et ma olen mingisuguse soovi õhku saatnud ja nüüd ma ootan, et näidake mulle teed või andke mulle märki, selline tunne on, et no viige mind nüüd sinna, sest ma tahan selle osas. Ja eraldumine, vaikuse energia, eraku kaart, jälle sisemine on ju, erak on ka selline sisemise valgustatuse kaart, et erak samuti otsib vastuseid on ju, et sisemist tarkust, erakul on ka küsimused enda sees nagu ülemperest rinnalgi, et nagu vahe on vahel, ma tean, et ma tahaks nagu astuda kõrvale eemalt ja näha eemalt sellist tervikpilti, kuidas edasi. Ja siin on millegi osas, kus hambur teab, et mina ise teen enda jaoks õiged otsused. Et justkui situatsioon, ega keegi teine mulle tegelikult seda õiget vastust ei saagi öelda, et ma nagu justkui tean seda. Et ma olen justkui, mul on selline tunne, ma olen millegi osas nagu ülesse poole saatnud selle, mida ma vajan või mida ma soovin või mida ma ootan, mis iganes. Ja ma nüüd proovin tunnetada ära selle vastuse. Et mis see on hästi selline tõe otsimise, mul on millegi osas vaja tõde, aga hästi vaikust, mediteerimise energiat siin on vaja. Kuidagi ma tahaks sellest kiirest elust, mis siin on, ma tahaks korra kõrvale astuda. Ma tahaks nagu täiesti vaikust, ma tahaks hästi, et ma saaksin oma mõtteid, tundeid korrastada. Et mul on nagu tahaks pea puhtaks saada. Siin erak on see, et tea, et usu, et sinul endal on võimed keerulistest olukordadest väljapääs leida. Mina ise loodan enda peale. Et see on nagu see teadvuse energia siin, et ma tean, et keegi ei tee minu eest midagi siin ära, vaid ainult mina ise. Et ma saan toota ise enda peale. Aga kuidagi on jah, et ma astun kõrvale ja mõtlen need asjad läbi. Ja siis ma leian võib-olla ka need vastused. Nüüd lähitulevik, mis siin mõjutab. Siin on väga tundlik teema, sest karikate kuninganna võib puudutada tundlikku inimest, tundlikku teemat, ma võin ise olla see, sest see on hästi tundlik. Süda on hästi tundlik selle osas. Siin on selline võib-olla olukord või inimene, mis vajab kuidagi sellist kannatlikkust, mõistmist. Ma tahan sellist, nagu mul on see side hästi oluline, et siin on midagi tundlikku. Situatsioon kuidagi väga mõjutab mind, ma tahan nagu, et päriselt ma hoolin millestkist väga või kas ma vajan, et mind mõistetaks, mind ära kuulataks
või ma ise toetan kedagi, et keegi vajab minu mõistmist, kuulamist, hoolitsust, sellist läheduse vajaduse energia on siin. Aga juhindutakse, hästi tunded on siin, hästi intuitsioon, tunded, armastuse hoidmise vajadus on, siin on mingi olukord, mis on hästi tundlik ja hästi tahaks, et see oleks hästi hoitud, ma ei tea, et mul on vaja, et see hästi läheks, mul on vaja, et see liiguks õigesti, mul on vaja teha õiged valikud. Sauade 2 on siin. Siin on võimalused millega osas ja võimalik, et mingid otsused ja mul on oluline, et need läheksid hästi, et ma valiksin õige raja. Minu jaoks Sauade 2 näitab, et seal on, võib minna nii või naa, aga need on mõlemad nagu potentsiaalikad võimalused või rohkem kui 1 või 2 või 3 võimalust. Et siin on erinevaid potentsiaale, et iga rada tooks justkui omad kogemused ja oma võimalused. Ei saa nagu öelda, et seal oleks midagi väga valet, vaid et kuidagi selline planeerimise energia, et ma vaatan, kuidas edasi, midagi muudab mind tundlikuks seal hästi. Et kuidagi on vaja teha uusi plaane, et kuidagi inspiratsioonis tegutseda. Et ma ei saa nagu jääda unistama, vaid ma pean midagi ära tegema siin ja lähitulevikus. Et teha samme millegi poole, on vaja liikuda. Et midagi saavutada, selleks tuleb teha mingisugused otsused ja mingisugused reaalsed sammud siin lähitulevikus. Aga midagi on see, mille osas ma vajan nagu sellist toetust, mõistmist või keegi vajab minu lähedastest, et ja see läheb mulle väga korda, et kuidas see olukord teeb mind tundlikuks, kuidas see laheneb, et see mulle tähtis. Otsused on siin ka kohtukaart, hästi selline minu jaoks analüütiline energia, kus ma nagu fakte vaatan, kohtukaardi puhul alati, see on hästi võimas protsess, justkui see on ju nagu ülestõusmise energia, on ju, uue võimaluse energia, asju teha teistmoodi, paremini kui eelmine kord näiteks, hästi enda vastu aus energia või selle situatsiooni vastu hästi aus energia, näen selle tugevusi, nõrkusi, võimalusi. Samas on mul väga, et nagu mul on väga tõmme ühes suunas, et ma nagu sinna tõmbab ja ma tahan millestki, nagu siin öeldakse, jäta ja raputa midagi maha endast, liigu edasi, siin on võimalused. Sa tead, milleks sa oled võimeline, milleks sa ei ole ja kuidagi hästi selline energia. Jälle on see karikate kuninganna siin, sest ma hoolin väga, siin on situatsioon, mis läheb mulle väga korda, ma väga hoolin, hästi tundlik, see võib puudutada inimest, naisterahvast näiteks, on ju, et siin tuleb see kuninganna väga välja tugevalt. Võin ise olla see naisterahvas, aga võib ka puudutada just nimelt, pigem nagu ma tunnen, et see puudutab mõnda naisterahvast, aga ma väga hoolin ise ka, et siin on mingi situatsioon, kus justkui mul on vaja, et asjad liiguksid soodsas suunas võib-olla või teha mingeid otsuseid, mingeid valikuid. Hästi tundlik teema, et ma päriselt hoolin sellest, et see läheks nii. Keskkond on Ambri enda energiakaart, mõõdukuse kaart on ju, mõõdab, et justkui leida jälle parim lahendus, justkui otsime lahendust, kuidas tasakaalu saavutada. Mõõdukuse otsib sellist paremat lahendust millelegi ja selline tasakaalu koht. Et justkui midagi võib-olla ei ole päris ideaalne ja ma tahaksin, et leida see ideaal sinna, et kuidas seda asja lahendada, et nagu kesktee leidmine, kuldse kesktee leidmine või selline energia. Vahel see et näitab sellist, kuidas saavutada harmoonia millegi üle. Et kõike oleks vaja täpselt õiges koguses ja võib-olla ajastus on oluline. Minu jaoks siin kaardil on hästi ajastus, et asju õigel ajal, et keskkond näitab, et saame millegi osas, et ma olen õigel ajal õiges kohas või kuidagi keskkond tuleb mulle vastu, toob mulle millegi osas lahenduse, et jälgi seda, et kuidagi midagi, see on vahel ka selline osapoolte liitmise energia, justkui midagi klapib, ühendumine, et
tasakaal, midagi, nüüd on õige aeg, õige hetk, millega osas. Sauade kuninganna. Hästi energia, kus on võib-olla suhtlemine, väliskeskkond mõjutab, seal on suhtlus, seal on riskivõtmist, seal teeme ära, muidugi me saame hakkama. Me teeme ära, midagi on õigel hetkel, õigel ajal, tõmbab head energiat ligi. Jah, me saame hakkama, jah, me võtame riskid, selline tegutseja energia. Mingi lahendus tuleb või pakutakse mingisugust kuidagi, kuidas nagu kõike õiges koguses, nagu ajastus on hea, et keskkond pakub sulle mingisuguse hea aja. Nüüd tasub see risk võtta, nüüd tasub midagi ära teha. Et see on kuidagi, kui on mitu osapoolt, siis see on energia, mis seob osapooli, just kui kõik on rahul. Ei tehta ultimaatumeid, ei tehta selliseid kõik või mitte midagi energiaid, vaid me leiame parima lahenduse, millega osas leitakse parim lahendus, sest nüüd on õige aeg, et ajastus on hästi hea. Riski võtmine, sauade kuninganna on hästi selline energia, kus hästi julge eneseväljendus on, et ma ütlen täpselt, mida ma mõtlen, see on selline karismaatiline energia, seal on kirglikkus, spontaansus, enesekindlus, hästi Ambori enda energia ka. Siin on iseseisvus, optimism, hästi samas sotsiaalne energia, suhtlemine on oluline, rääkimine on oluline, hästi julgelt edasi tegutsemine on oluline, abivalmis energia, kas siin on keegi väljaspool, kes ütleb, et davai, teeme ära, saame hakkama, siin leitakse, et justkui nüüd on õige aeg, et siin leitakse see lahendus, mida võib-olla varem pole olnud. Nüüd siin on nõuande või soovituse positsioonil on müntide 3 ja müntide 3 on energia, kus, vaatan, kas see mõjutab, siin on hästi peegeldab. Müntide 3 on energia, kus kutsub koostööks. Et just kui mul on vaja, et sul on millegi osas vaja kellegiga teha koostööd, et sinul on ühed oskused, kellegil on teised, et midagi saavutada, selleks on vaja koostööd või kellegi teise oskuseid. Vahel ka seda, et mina pean midagi ette näitama või keegi vajab sinu teadmisi, oskuseid, sinu võimekust. Armastajate kaart, tõmba millegi poole. Armastajate kaart, see peab olema sinu vaba tahe. See on hästi suhted, puudutab suhteid, koostööd, suhetega. Et kas ma tahan sinna anda, tahan sinna panustada, sest kas keegi vajab sinu oskuseid, sinu andeid. Armastajad on kas tõmme nagu millegi poole, et kas see on siis suhete osas või siis see võib ka olla, et jah, et see on minu kutsumus. Tihti otsuste kaart, et mõtle, et siin on vaja koostööd, et tuleb langetada kuidagi otsus, et siin on millegi osas on vaja usaldada, aga selline sundimatu pühendumine, et aga ei tohi ennast unustada, siin on millegi osas, et mõtle ka seda, mida sina tegelikult vajad, et ära ainult ole see andja pool, et mõtle ka enda soovidele ja vajadustele. Et selline justkui ole avatud võimalustele, ole avatud koostööle, aga mõtle läbi, et mis see koostöö sinule ka annab, et kuidagi selline. Siin on võimalus luua usaldav side, kus nagu energiat vahetuvad osapoolte vahel. Nüüd potentsiaalne tulemus on müntide 4 ja müntide 4 on minu jaoks väga stabiilne, turvaline situatsioon. See võib olla, kus ma hoian midagi lukus, ma hoian selles mõttes, et ma kaitsen midagi või see on minu jaoks oluline, see on minu selline energia. Vahel ma tunnen, et ma olen väga kokkuhoidlik või ma millega osas olen nagu lukus või lase midagi ligi või see on minu jaoks siis turvaline, et ma nagu, mul on vaja, et see asi ei kõiguks, kuidagi selline tunne, et ma tahan, et see oleks hästi stabiilne. Nii, justkui ma ei nõua palju, ma ei võta palju, et siin on 4 münti, aga vot selle osas ma olen kas kaitse või lukus, ma hoian endale, et hoidke eemale, et see on see, mida ma ei taha, et see kõiguks, sest see loob mulle turvalisuse tunde, millega osas mul on vaja, et see oleks stabiilne, turvaline, võib-olla ma isegi ei julge lubada endale midagi, et kardan, näiteks olen kokkuhoidlik väga, et see on selline säästlik energia, müntide 4. Isegi paranoia tekib nagu selles mõttes, et ma kardan,
sest ma ei taha, et see, vot see ei tohiks nüüd kõikuda. mündide rüütel on ka siin. Ma tahan, et asjad oleksid millegi osas väga turvalised ja stabiilsed ja asjad läheksid vana rada. Kuidagi selline, et kui ma olen juba nii hakanud minema, siis ma tahan, et see jätkuks ja see oleks, et see ei kõiguks ja oleks turvaline. Et see on minu jaoks oluline. Ma olen valmis liikuma pigem rahulikult. See on see 9 korda mõõdame, 1 kord lõikame. Siin tulevikus on, ma ei taha võtta riske. Siin on hästi, et midagi oleks püsiv ja kindel. Sest ma ei taha, et midagi kõiguks. Mul on selline tunne, et vaat see peab olema, et ma 10 küünega hoian kinni, et see ei hakkaks logisema ja et see oleks kuidagi tugev vundament. Et mul on kuidagi hästi, kas see on turvalisuse vajadus, stabiilsuse vajadus, kuidagi selline tunne on, et hästi praktiline energia tegelikult mõlemal juhul. Et ma tahan, et see oleks hästi usaldusväärne. Et pigem asjad liiguksid aeglaselt, aga oleksid sellised kindlad, stabiilsed, ei kõiguks, et see on siia tulevikuga pandud, et ma pigem hoian neid asju endale, hoian lukus, et ma tahan, et läheksid hästi turvalist pidi, et see tooks mulle pikaajalise kasu, et selline tunne on. Aga sellised sõnumid hamburid teile seekord. Suur aitäh, et kuulasid!